Hei, teen oma esimese videopildis postituse siis oma siia Hingetari leele. Ja sellega on nagu nii huvitav asi, et ma teadsin kindlalt seda, et ma teen selle esimese jagamise laivina. Ja nüüd, kui ma otsustasin, et ma tulen laivi, siis ma avastasin, et minu kontol ei ole piisavalt palju jälgijaid ja laive teha ei saa. Seega ma olen nüüd kohas, et ma pean selle video siis ette salvestama. Aga noh, usaldame protsessi ja ju siis järelikult praegusel hetkel on seda vaja. Teen siis selle esimese video siia ja tänan teid kõiki, kes on tulnud siia lehele mind jälgima ja pigem mitte mind jälgima, vaid kes on leidnud selle tee siia. See tähendab seda, et nad on ise kohas, et nad soovivad ennast paremini mõista ja mõista seda keskkonda, kus kohas me praegusel hetkel eksisteerime. Et ma olen nagu pikki aastaid seda enda nähtavaks tulemist edasi lükanud ja tänaseks ma olen jõudnud kohta, et seda enam nagu edasi lükata ei saa. Et kuidagi nii tugevad sõnumid tulevad igapäevaselt üle, et jaga. Ja see video või see üleskutse või see ongi nagu kõikidele neile, kes näevad, tunnevad ja tajuvad midagi rohkemat, kui on võimalik siis seletada nägemise, kuulmise, haistmise ja kompimise teel. See on kõikidele neile naistele, just naistele, sest ma tunnengi seda, et seda toetust on vaja hetkel luua naistele, sellepärast et see segadus, hirm, see kaos, mis naiste seas hetkel on, viib nad nagu aina rohkem ja rohkem kaugemale oma sellest päris olemusest. Ja kuidagi ongi see, et ma olen nagu ise nii pikalt nagu otsinud seda, et kes, kus, mis, kuidas, et kogu aeg nagu üritanud nagu kuidagi väljast saada mingisuguseid sõnumeid või tõekspidamisi või mingisugust informatsiooni. Aga tänaseks päevaks ma tean seda, et kõik välja tuleb nagu vajalik. See vajalik informatsioon liigub välja siis, kui sa oled nagu sisemiselt nagu selleks päriselt valmis. Ja see ongi nagu see koht, et kuidas ma enam ei tahaks nagu seda nagu edasi lükata, et ma olen juba tegelikult päris ausalt nagu pikalt valmis olnud, aga see ongi kuidagi see, et sa kogu aeg nagu teed endale seda, oled selles mugavustsoonis nii nimetatud ja siis ütled, et okei, kui ma veel seda nüüd siis oskan ja kui ma veel selle nagu kätte saan ja kui ma veel selle niidi otsa sealt leian, et siis ma olen valmis. Aga tänaseks päevaks, kus seda infomüra on nagu nii palju ja see kõik väline lihtsalt viib nagu veelgi kaugemale iseendas, siis see on see koht, miks ma täna selle video otsustasin siin teha ja jagada natuke ennast. Et ma olen terve elu olnud kohas, kus ma olen nagu mingil moel tundnud seda, et siin maailmas on midagi enamat, mida me suudame sõnadega seletada. Ma olen juba väiksena kogenud, tundnud, näinud asju, mida keegi teine ei ole näinud ega tundnud. Ja ma ei ole sellest kunagi nagu osanud rääkida või leidnud seda turvalist keskkonda,
et kus või kellega seda jagada. Ja terve elu on mul olnud selline koht, et ma olen käinud öösel tähti vaatamas taevast üldse ja mul on kindel teadmine, et ma ei kuulu siia. Et ma olen kuskilt mujalt, on toimunud mingi eksitus, mind on juhuslikult pandud sellesse perekonda, kus siis ma praegusel hetkel nagu toimin. Ja mul on kindel teadmine, et ma olen kuskilt mujalt. Aga noh, lapsena sa ei lähe seda ju rääkima, kõik arvavad, et sa oled mingi uhuu ja sul kruvid logisevad ja või sul on mingisugune isiksuse mingisugune häire, on ju. Et see ei ole nagu normaalne. Ja kui sa nagu elad kogu aeg selle teadmisega, et see ei ole päris, see kõik ei ole päris okei, mida sa siin näed, kuuled, mida sulle koolis õpetatakse, mida sulle, ma ei tea, telekas räägitakse ja sa kogu aeg nagu tunned, et midagi on nagu veel. Siis tänaseks päevaks ma olengi jõudnud siia, kus ma olen. Ja tänaseks päevaks siis olen ma saanud kontakti Hingetariga. See Hingetari nimi maandus minusse kuskil aasta aega tagasi. Ja see on ka läbi selle, et ma olen kogu aeg teadnud, mul ei olnud nagu selle enda nimega nagu mitte mingisugust nagu mingisugust kooskõla või see nagu ei kõnetanud mind. See lihtsalt oli mingisugune nimi, mis keegi oli pannud, aga see nagu see kuidagi ei defineerinud või see nagu see ei pannud mitte midagi minu sees helisema. Ja ma olen nagu kogu aeg nagu üritanud leida seda kohta, et kes ma siis päriselt olen või mis ma siis päriselt olen. Pigem see, et mis ma siis päriselt olen. Ja see oligi umbes aasta aega tagasi, kui ma värkasin hommikul üles ja ma teadsin 2 asja, Hingetar ja hingesild. Ja need kuidagi nagu nii sügavalt nagu juurdusid minusse. Ja ma hakkasin nagu, vaatasin seda ja see kuidagi nagu, see nii kõnetas, ja siis ma tegingi sellise, mingil hetkel ma siis tegingi selle Facebooki grupi, mida ma kunagi siiamaani tänaseks päevaks pole jaganud, aga ma näen, et seda päris nii ei saa enam edasi teha. Ja ma tegin Instagramis Hingetarile konto, kus ma jagasin natuke rohkem oma mingeid mõtteid. Aga see oli selline salajane jagamine, et seal ei olnud nagu minu nägu ega nime taga. Ja ma kuidagi nagu üritasingi leida seda võimalust, et kuidas nagu edasi minna sellega, et ma ei pea oma näo ja nimega nagu välja tulema. Sest et see on ka nagu omaette selline, minu jaoks nagu omaette selline nagu, ma tundsin sellel hetkel, et on mugavam nii, et minu nime ega nägu seal taga ei ole. Aga tänaseks päevaks ma olen mõistnud seda, et see oli alguses lihtsalt see mingisugune kaitsemehhanism, et ma ennast lihtsalt nagu nii puruks ei oleks tõmmanud selle kõigega. Sest et kui ma üritasin nagu siis luua mingisugust uut keskkonda ja veel päris täpselt mitte mõistnud, ma siis sellel hetkel päris täpselt veel ei mõistnud seda, mis energiat see Hingetar tegelikult päriselt kandis, siis see oleks olnud liiga keeruline tagantjärgi mõeldes. Aga võib-olla see lihtsalt on mingisugune vabandus, kes seda teab. Aga ühesõnaga, nüüd ma näen seda, et ma soovin tulla ikkagi oma näo ja nimega välja. Ja mitte oma siis sünnipoolse nimega, vaid just Hingetarina. Ja kes see Hingetar siis on, kui ma peaksin seda kuidagi moodi teile nagu defineerima või jagama? Võtan ja lonksu vett vahepeal. Et Hingetar ongi keegi, kes näeb ja tunneb natuke rohkem. Hingetar on see, kes tajub ja tunnetab teisi.
hingetajal on see, kellele energiat jooksevad väga lihtsalt kätte. hingetajal on see, kelle eest ei saa peitu pugeda. See tähendab, kui ma seda peaksin laiendama, see tähendab seda, et ühes ruumis olles ma saan su alateadusega kontakti. Ma näen ta läbi. Ma näen läbi kohad, kus sa kinni istud, ma näen läbi su hirmud, ma näen läbi su kartused ja ma näen läbi selle, kuidas sellest läbi minna. Ja see ongi nagu see koht, et kuidas tegelikult nagu me kõik oskame selliseid asju teha, aga me lihtsalt ei ole endal lubanud neid asju kogeda, sest mingil hetkel me paneme selle kinni ja me enam ei lasku või ei lähe sinna tagasi. Ja see ongi nagu see koht, et see ongi minu üleskutse naistele, et ärme tee seda enam. Et kui sa vähegi, sul on mingisugune säde sees, et minu jaoks ongi see sõna, see ärkanud inimene või üles ärkanud inimene ei ole kuidagi nagu, ei kliki nagu minuga ära, vaid pigem mina näengi nagu seda sellise kohane, et kui sa saad oma sädemega uuesti kontakti, kui sa saad oma päris olemusega uuesti kontakti, siis ma kutsungi kokku neid naisi. Et koos edasi lihtsalt minna, et koos avastada, koos uurida, koos küsida, koos jagada. Et see on nagu see koht. Ma näen seda, et ma soovin luua naistele regulaarseid juturinge. See, kus iga naine saab jagada seda, kus kohas ta päriselt on. Aga see ongi nagu see koht, et me ei tee seda selle ohvrimeelsuse koha pealt, on ja, et see ei ole see koht, et mul on elus sitt ja keegi nagu ei aita mind ja ma ei tea, mida teha ja kus olla ja nii edasi. See ei ole see koht, vaid see on see koht, et kui sa juba saad aru, et tegelikult sulle on nagu nii palju enamat võimalik siin kogeda, saada neid naudingud, seda küllust, kui sa juba märkad seda, aga sa lihtsalt ei ole suutnud oma sellest keskkonnast või sellest praegusest kohast nagu välja tulla, siis see on see koht. See on see koht, kus naised saavad jagada oma lugusid. See on see koht, et kui sul on, ma ei tea, ükskõik mis iganes, kui sul on kaaluprobleemid, kui sul on elukaaslasega probleemid, kui sul on lastega probleemid, siis see on see koht, kus tegelikult me saame hakata nagu häkkima iseennast ja lõpuks me saame teada või me märkame ja me jõuame sinnani, et kõik asjad saavad alguse sinust endast. Ja kui sa juba tead seda asja, aga sa ei oska lihtsalt nagu sinna seda muuta või sinna minna või sa oled kuskil üritusel käinud, aga see nagu ei ole sind viinud nagu edasi, siis see on see koht, mida mina praegusel hetkel soovin teha. Ma soovin hakata liitma naisi, kes tahavad leida endasuguseid enda kõrvale. Need on need naised, kellel on mingisugused avastus, mingid asjad, nad on saanud mingisuguseid taipamisi enda kohta. Hakkab välja tulema. Ja nad lähevad ja räägivad sellest oma sõbrannadele. Nad lähevad ja räägivad sellest oma elukaaslastele ja siis nad saavad tagasi sealt, kuule, kas sul on kõik korras? Mis sul viga on? Mida sa ajad? Ja see ongi see koht, kus mina ise olen ka oma elus olnud, et ma ei olegi jaganud edasi. Ma olen hoidnud seda asja nagu nii kaua enda sees ja seda lihtsalt enam ei saa hoida. Ma lihtsalt tunnen seda, et see ei ole enam, seda ei saa enam varjata. Et
minu päris olemus on päriselt otsustanud välja tulla ja siin ei ole enam seda kohta, et ma selle kehana saan sinna enam midagi, ma ei saa sinna enam seda kätte ette panna. Sest et see enam ei toimi. See lihtsalt enam ei toimi. Arvan, et esimeseks videoks on sellest praegusel hetkel piisav ja kõik, kes leiavad tee siiani sellesse keskkonda, siis siit me saame edasi luua juba midagi enamat. Ja nii on. See lihtsalt ongi nagu see koht, et kui kuidagi enam ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ja alati saab nii, et sa leiad tee tagasi enda päris olemuse juurde, mille me oleme mingil hetkel elus kaotanud. Aitäh teile ja kohtume juba uutes videotes.